undas Mirlife kõrvades. Vastu tulevate puude ja majade eest kõrvale põikamine nõudis suurt kogemust ja külma närvi. Peaaegu oleks Mirlife laterna postile otsa lennanud. Õnneks jõudis ta seda kiire ja osava manöövriga vältida. Kuid ootamatult pidi Mirlife oma luua kinni pidama. Tere hommikust, proua lendur! Luutspektor Kibrek tülitab, tutvustas ennast luutspektor. Tere hommikust, luutspektor, ütles Mirlife samal ajal oma lenduri prillidele kogunenud sitikaid maha pühkides. Kiirus oli teil kole suur, 130 kilomeetrit tunnis. Sellise kiirusega võivad lennata ainult operatiivluuad. Teie kui tavalendaja võite kiirust arendada kuni 6 kilomeetrit tunnis. Kuidas siis selline oluline teadmine teil 2 silma vahele on jäänud, tähendas luutspektor. Oh, mis te nüüd, luutspektor? Ei ole mul 2 silma vahele midagi jäänud. Kõik on kenasti 2 kõrva vahel. Püüdis Mirlife tore olla. Nii, ja kui palju teie spidomeeter siis näitas, uuris luutspektor edasi. Oh, luutspektor, nojah, vaadake, luutspektor. Mul ei ole praegu üldse spidomeetrit, aga mul on täna sünnipäev. Poes ja turul pean ära käima, road valmistama, pidulaua katma, toad koristama. Seda kõike arvesse võttes võiks minul lubada arendada kiirust kuni 130 kilomeetrit tunnis. Püüdis Mirlife ennast täbarast olukorrast välja vingerdada. Oi, proua, ilma spidomeetrita ei tohi üldse lennata. Ei sünnipäevaga ega sünnipäevata. Kuna olete lubatud kiirust kordades ületanud ja spidomeetrit teil üldse kohe ei ole, siis olen vastavalt kehtestatud eeskirjadele sunnitud teie luua 3 päevaks hoiule võtma. Te saate selle tähtaja möödudes ainult siis, kui teil on ette näidata luua spidomeeter, ütles luutspektor otsustavalt. Oh, kas tõesti, luutspektor, kas tõesti on see hädavajalik? Püüdis Mirlife veel kord luutspektorist pehmet kohta leida. Paraku on see möödapääsmatu ja antud olukorras ainuke lahendus, ütles endale kindlaks jäädes luutspektor. Hallo, Ulrika, kas sina? Kuuled, Juula siin. Ega sa Mirlife sünnipäeva ei ole unustanud. Kuule, mis sa kingid talle, uuris Juula Malli. Mina ei tea üldse veel, mida talle kinkida, vastas Ulrika. Vaata, mina ka ei tea, aga lähme siis ja ostame talle koos kingituse. Kell varsti kukub, peame ikka õigel ajal kohal olema, ütles Juula Malli. Nii teeme ja tead mis? Et kiiremini saaksime ja mugavam oleks, siis lähme minu luuaga. Lendan kohe praegu sinu juurde ja võtan su peale, ütles Ulrika ning pani toru hargile. Näed siis nüüd. Luua pidin hoiule andma, seniks kuni spidomeetri olen hankinud, rääkis Mirlife paksule kassile samal ajal, kui 2 pungil täis turukotiga eeskojast tuppa astus. Kõik pidin käe otsas jalavaevaga koju tassima. Külalised varsti tulevad, aga mul alles salati ämber välja otsimata, vaip kloppimata, põrand pühkimata. Ahah, ja kuidas ma seda siis nüüd veel teen, kui mul luudagi pole? Paks kass, kes pöögipuust kummuti peal 2 käppa üle ääre rippudes oli tukkunud, venitas ennast pikaks nagu jäme kaardustoru.
haigutades samal ajal nii, et teravad valged hambad nagu mõõgad nähtavale ilmusid. Kui see vajalik rituaal tehtud, liigutas ta korraks kõrva ning põõnas rahumeeli edasi. Ja kust kohast ma seda spidomeetrit pean hankima? Turul neid igal juhul ei müüdud, arutles Mirlife ning hakkas koorima esimest kartulit. Tere õhtust! Luutspektor Kibrek tülitab. Kuhu prouad siis sellise hooga kiirustavad? Küsis luutspektor, kui oli Ulrika ja Juulamalli luua kinni pidanud. Ega siin midagi muud ei olegi kui see, et meie oleme natuke hädas, sest meie otsime kingitust, aga ei ole ikka veel midagi leidnud, vastas Ulrika ning nuuskas nina. Tõesti, väga kahju, kui te pole leidnud seda, mida otsite. Aga kiirus oli teil lubatust suurem, 30 kilomeetrit tunnis. Kas te lendamise ajal spidomeetrit ikka jälgite? Tähendas luutspektor. Vaadake, luutspektor, meil on kingituse leidmisega natuke kiire ja kui on kiire, siis on spidomeetri ja tee jälgimine samaaegselt päris suur pingutus, nii et väikeseid tähelepanuvigu võib tõesti sisse lipsata. Püüdis Juulamalli olukorda siluda ning sättis tuule käes sasida saanud patsid korralikult õlgadele. Nii, aga mina juhin teie tähelepanu veel sellele, et teie kahekesi ühe luua peal istute. Kas teie ikka veendunud olete, et selle kandevõime 2 lenduri kandmiseks piisav on? Uuris luutspektor. Kandmisega on meil kõik lubatud piirides, aga kui Juulamalli oma söömisharjumusi ei taltsuta, siis võib küll juhtuda, et meil varsti kaubaluuaga lendama tuleb hakata, tahtis Ulrika oma vastusega vaimukas olla. Mis kaubaluuaga? Kaubalennukiga tuleb meil lendama hakata, kui Ulrika oma vorstipiruka isudele pidurit peale ei pane, lisas vürtsi Juulamalli ning sättis oma seelikut. On ikka päev, tähendas luutspektor ning püüdis lendurite tähelepanu tagasi juhtida olukorra tõsisema poole peale. Hommikul kihutas siin üks sünnipäeva laps ilma spidomeetrita lausa sellise kiirusega, et pidin ta luua 3 päevaks hoiule võtma. Oi, luutspektor! Mina arvan, et meie teame, kes see ilma spidomeetrita sünnipäeva laps oli, lõid Ulrika silmad korraga särama. Ja teate, luutspektor, see ongi see kingitus, mida meie taga oleme otsinud. Härra luutspektor, kui te meil minna lubate, siis on sellel kihutajast sünnipäeva lapsel alates tänasest spidomeeter olemas. Ah nii, jäi luutspektor hetkeks mõttesse. Nojah, kuna teie rikkumine ei olnud suur, siis pääsete hoiatusega. Aga ainult see kord. Edaspidi jälgige hoolikalt spidomeetrit, sest teil on see ometi olemas, ütles luutspektor ning andis käega märku, et kinni peetud luudlendurid võivad oma teekonda jätkata. Nojah, kiivrist pole nad muidugi midagi kuulnud, mõtles luutspektor eemalduvale luudlendurite tandemile järele vaadates. See peab nüüd küll mingi ime olema. Kuidas te võisite teada, et mul just spidomeetrit vaja läheb? Ütles Mirlife, kui oli Ulrika ja Juulamalli kingituse avanud. Me oleme ju nõiad, kostis selle peale Ulrika ning rüüpas sõõmu Mirlife keedetud kanged ohaka teed. Vaata,
Meile paistis, et sa kiirustad kole palju ja et sa asja rahulikumalt võtaksid, siis tundus spidomeeter just see asi olevat, mis sulle selle juures abiks on. Lisas juulamalli ning tõstis endale 4. portsu kartulipeki salatit, veel 8 lambarasvas praetud sardelli ning 6. riivitud šokolaadiga täidetud muna. Pealegi ei ole mõtet kinkida asju, mida ealeski vaja ei lähe. Nagu sa tead, ei ole meie sulle midagi sellist kinkinud. Näiteks eelmine aasta. Suunatuled. Kuidas sa ilma nendeta üldse said ringi lennata? Seletas Ulrika tõsise näoga ning tõstis endale veel 1 krõbedaks praetud täidetud pardi. Jääb ainult jälle imeks panna, kuidas te seda nii täpselt teadsite, et mul just suunatulesid vaja läks. Kostis Mirlife ning krõmpsutas võilille ja koirohu tõmmises leotatud kurki. Ei tea, eks ta üks selgelt nägemise kunst või miskit sellist ole, ütles juulamalli ning upitas endale veel 1 kausitäie põdrajala sülti. Paks kass, kes oli ennast märkamatult pidulaua äärde istuma sättinud, näppas igal võimalusel, kui pidulised parajasti ei märganud, tüki silgufileed või täidetud kukepasteedi rulli. Värvilised lehed lõid akna taga tantsu. Toas istujad arutasid tähtsaid asju, kostitasid ennast hõrgutistega ning liigutasid ahju ees varbaid. Tõesti, kas ma pean hakkama lendama 6 kilomeetrit tunnis? Sama hästi võiksin jala käia, ütles Mirlife ning tõstis sõbrannade taldrikutele 8. adrumahlaga immutatud ning täpilise vahukoorega tordilõigud. Linnas pead sa lendama 6 kilomeetrit tunnis. Maal, seal võid lennata 12 kilomeetrit tunnis, ütles selle peale Ulrika ning luristas tordi kõrvale kanget tillivarre teed.